tuli selline ahvatlev pakkumine, kuna me varem oleme sõjamuuseumiga teinud ühe külma sõjaaegse projekti, mis mõlemale poolele oli selline huvitav kogemus, et siis nad julgesid mu käest küsida, et kas ma oleksin huvitatud ka Afganistani kujutamast või Eesti sõdurit Afganistanis ja miks mitte. Et kunstnikul on oluline minu arust olla inspireeritud ja oma nagu mugavustsoonist välja toodud pidevalt, et mis saab veel kunstnikule parem inspiratsioon olla, kui teda visatakse täiesti teise valdkonda, teise keskkonda, millest ta absoluutselt mitte midagi ei tea. Et selles mõttes inspireeris see mind ütlema jah, ja siis ma hakkasin alles aru saama, et kuhu ma lähen ja mida ma teen. Et ega ma endale alguses sellest aru ei andnud, et kuidas see mind mõjutab. Küsiks Afganistani kohta ikkagi ka, et mis muljed Afganistanist jäid? Väga positiivsed, see ongi hästi tobe on, et kui inimesed on küsinud, et mis sulle sealt siis nagu meeldis, inspireeris, et seda on keeruline seletada. Alati on keeruline seletada sellele, kes ei ole seal nagu ise viibinud. Et hästi suur patriotism tekib, hästi tugev elu jaatav hoiak tekib, et seda just personaalsest aspektist, et ma ei kindlasti ei ole kuidagi moodi adekvaatne vastama sisulistele sõjalistele küsimustele, et ma lähtusin ainult oma erialast, oma teadmistest, oma taustsüsteemist ja korjasin seda infot, mis võib tunduda realistlikus maailmas, et mis jama ta ajab, et see lõhn, see valgus, kuidas moodi inimesed liiguvad, kuidas nad nagu räägivad, et see andis mulle nagu rohkem kui just see, et ma nüüd tean, kes on kes ja kus ta täpselt istub. Kuidas neid maale teha oli? Et kas oli ka raskem, kuna teema oli ikkagi uus ja mõnevõrra võõras või oli just nagu kergem, kuna oli teatud distantsteemaga? Keerulisem oli, aga mitte teema poolest, et mul väga olulist vahet ei ole, et kas nüüd on teema sõdurid või on teema minu enda isiknäitusel mõni personaalne, selline emotsionaalne teema. Aga keeruline oli sellepärast, et ma valisin natuke teistsuguse tehnilise lahenduse. Et kui muidu kõik on harjunud mustvalgeid suuri 3-meetrisi maale nägemas minu näitustel, et siis see on selline, ma nimetaksin sotsrealistlik, värviline, väga detailne, selline salongilik stiil võib-olla. Aga see nõuab väheke teistsugust töömeetodit, võttis tunduvalt kauem aega ja tunduvalt kauem keskendumist, seepärast, et kõike tuli sellise väga suure rahuga teha. Et sisuliselt ei olnud vahet, et mis seal pildi peal on, aga just tehniliselt oli hästi suur vahe. Aga sa ei saa Afganistani kujutada mustvalgelt, monokroomselt. Seal on olulised need värvid, mis seal on oluline sõdurite vorm, nende varustus, selle värvus, et sellepärast ma ei tunne, et see oleks võõras, kuna ma muidu olen mustvalgelt töötanud. Et see on ikkagi minulik, aga vormiliselt hästi teistmoodi.